Altea XL, 5-kohaline, aga ruumikas, suur. Pagass on suur, istmetel on palju ruumi ja ma teen talle ringi peale kohe, et siis huvilised näevad minu silmale väga hea kerega, et viimasel ajal olen õppinud, et ühegi auto kohta ei tohi öelda välja, et väga korralik on, siis võib ostjal tekkida eeldus, et tegu on uue autoga. Ei ole uus auto, aga ta on 2010 alla 300 000 sõitnud, ehk siis Volkswageni ja Audi grupi mootor ju, tähendab, see on ka VAG grupp, et ta on Veermik samamoodi istub, jagab detaile Volkswageni ja Audiga ja üldse kõik asjad põhimõtteliselt peale teatud keredetailide ja salongi. Et ma sõnastan siis jah täpsemalt, et minule jättis hea mulje ja minu hinnangul on keskmisest oluliselt korralikum pill. Kere näeb väga hea välja, sisu ka. Ma näitan. Loomulikult siin jalamatt on porine praeguse ilmaga, aga istmed, terved, ilusad. Ekraan. Siin on siis 2-tsooniline kliima, selline suhteliselt kaasaegne makk. Huvitav, kas ta puutetundlik ka juba. Mis ta lihtsalt lugeda laseb? Auks, ma näen, on olemas. SD-kaart, Bluetooth. Seda ma hetkel ühendama ei hakka, ma ei oska öelda, kas ta laseb rääkida või laseb ka muusikat mängida. Vajadusel täpsustan. Vihmasensor paistab sealt. Siis siit paistavad soojendusega kokku klapitavad peeglid. Automaatkast, nagu ma juba ütlesin. Multirool ehk siis nupud roolil. Udutuled ees taga, 4x L-aknad. Armatuur, rehvirõhu kontroll tuli põleb. See on lihtsalt pidur, eks ole. 295 läbisõit, veakoode pole, hetkeseisuga peale rehvirõhu kontroll tule. Ja proovisõidul ka väga mõnus. Hästi sõidab, kõik tundus minule hea. Taga ka ruumi oma jagu, kõrgust on ka. Ja vaatame pagassi ka. Seatil peaks käima ta siit lahti. Jep. Väga suur pagass ja näed topsi hoidjatega käetugiga taga. Siin on kõik võrgud ja need, mis iganes tehasepoolsed piirajad, kõik ilusti olemas, pagasikatte olemas. Ja praegu veel ei ole müügis, kui ma filmin, aga ilmselt video valmimise hetkeks on kuulutus juba üleval. Sellisel juhul ma panen autodiileri viite panen kirjeldusse, videokirjeldusse, et alt leiad siis selle. Ja lisaks läks müüki veel, just lõpetasin kuulutuste sisestamise, läks müüki 2 Toyota Avensist, mis eelmises videos oli ka 1 ja teine vilk saab siin ka mingitel hetkedel läbi. Ja lähiajal on veel lisandumas mõned asjad, aga see selleks, nendest räägime siis, kui need valmis on ja testitud. Ja lähme vaatame järgmist projekti ka, et astume korra Vello juurde, siis see hetkel kõik enda juures tegema ei mahu. Siin on siis näha olukord hetkel, olukord on karm ja tööd on palju, aga otsus jäi ikkagi asjad ära teha. See Škoda, mida ma eile siis vaatamas käisin, mis on varasemas videos ka olnud, sellega on täpselt siuke piiripealne seis, et tegelikult iga mõistlik inimene ütleks, et sellega ei ole mõtet tegeleda, ära taasta. Auto ise maksis väga vähe, aga see ei ole oluline, sest et kulud on väga suured selle autoga. Ma otsustasin ikkagi ära teha, sellepärast, et tegelikult, ma kohe näitan, mul on nimekiri juppidest, et neid asju on küll palju, aga nad on siiski suhteliselt soodsad, et seal siukseid mitmesaja euroseid varuosi ei ole ja küll aga need tööd on sellised, et ma kujutan ette, et kui minna nagu tänavalt kuhugi võõrasse remonditöökotta, siis ma arvan, et siuke 1200 euri pakkumine on täiesti reaalne, mis tehakse, võib-olla isegi veel peale. Paneme sinna veel registreerimistasu otsa, ülevaatuse, seal on värvida ka vaja, karbid vahetada. Et võiks öelda, et ei ole mõtet teha, aga kuna ta nagu on ikkagi toorik, millest saab asja ja ta on väikse läbisõiduga automaatkastiga, siis ma otsustasin, et vahet ei ole, teeme ära. Vaatame, mis tast siis pärast saab. Nii, siin on siis tootekoodid. Nii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rida asju. Ja paljusid asju on siis, eks ole, 2 eksemplari. Seal on
kettad, klotsid, vedrud, tugilaagrid, läbilöögipuksid, kojamehe vars, katalüsaator ja veel mingeid asju. Võite teha kommentaariumis pakkumisi, et palju need varuosad kokku maksid. Muidugi tootekoodid kõigile kõike ei ütle, aga enam-vähem oli siit näha ja ma enam-vähem lugesin. Ja piduri supporti remontkomplekt oli veel üks asi. Ja ma ei mäleta, neid pisividinaid ka. Et mitu eurot need varuosad maksavad kokku. Seal on kokku siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 asja kokku osasid. Ja nagu sai lubatud, siis ma räägin uutest plaanidest ja uutest teenustest ka. Et alustuseks siis uus teenus number 1, autorent. Kõlab hästi igavalt, et autorent. Ja ma ausalt öeldes aastaid ju seda ei pakkunud. Aga tegelikult viimase aja majandusolukord ja autoturg on iseenesest mänginud kätte võimaluse, kus ütleme, odavamaid autosid tarbivad inimesed, nad ei taha neid tegelikult eriti palju enam osta. Sest kui sa ostadki endale mingi 1000 eurose auto, maksad 400 euri regamistasu selle eest, pärast seda käid veel hooldusest läbi, seal läheb ka mitusada, automaks, kindlustus, siis on tekkinud selgelt suurenenud nõudlus soodsate autode rendile. Ma ei tea, palju see varem oli, sest ma varem seda ei pakkunud, aga mingil hetkel mul tuli see mõte, et prooviks. Mõtte mängis mulle kätte üks Renault Megane, mis mul oli müügis. Jumala korralik auto ja lihtsalt ära ei läinud, sest ta oli Megane ja tal oli kerel üks mõlk. Ja siis ma alguses andsin paar autot välja. Olin valmis, et läheb nagu suuremat sorti jamaks. Et kogu aeg on midagi laiali, peab neid pukseerima ja kõpitsema ja tagasi viima inimestel, inimesed on närvis ja nii edasi. Aga ei, läks täiesti risti vastupidi. Et ühesõnaga, täna on mul juba mitu autot väljas ja läheb kohe veel. See tõenäoliselt, ma ei tea, kas ta nüüd täna jõuab, aga homme-ülehomme on küll reaalne, et läheb. Ja küsijaid on sellele autole 2 väga kindlat ja 3 veel võib olla, nii et tõenäoliselt lähipäevil on ta väljas. Ja siiani on olnud tegelikult täielik lust ja lillepidu võrreldes autode müügiga. Selles suhtes, et rendiautode puhul on inimestel täiesti teistsugused eeldused. Nad ei hakka seda autot urgitsema ja uurima igasuguseid ebaolulisi asju. Kui autol on tehnoülevaatus peal, ta on turvaline, ta sõidab normaalselt, läheb käima ja tal ei ole mingeid veateateid, siis kõik sobib ja see ongi õige. Niimoodi võikski tarbida ühte vanemat autot tegelikult, eks ole. Ja kuna siiani on juba see eksperiment nii-öelda mitu kuud minu jaoks kestnud ja ta on siiani nagu väga edukalt läinud, ja ma olen saanud teha ühe remondi, ühel autol vahetada ühe korra kojameeste mootorit ja maksis 30 eurot. Et siis ma vaatasin, et davai, mul endiselt jätkuvalt liigub palju selliseid odava otsa autosid, mis on keskmisest korralikumad, täiesti liikluskõlblikud, terved asjad ja täna on mul lihtsam neid välja rentida tegelikult. Ja ühesõnaga autorent, mis siis nagu teistmoodi on, eks kõik autorendid on nii-öelda kõik hinnas autorendid, aga mul on 2 asja. Esiteks jälle asi, mida ma tegelikult vihkan, eluaeg olen vihanud, aga mul on odav hind ja tegelikult mulle ei meeldi hinda müüa, aga autorendi puhul ma müün seda, sellepärast, et mul on klausel seal juures. Minimaalne periood on 1 kuu, alla selle ei saa, punkt. Ja tänu sellele on mul nii-öelda autot pikaajalises rendis, ühel hakkab 4 kuu vist käib juba, ühel 2 või 3 kuu ja siis on veel 2 kuuse või 3 kuuse lepingu. Ühesõnaga nagu kõik on pikemalt kui 6 aega põhimõtteliselt olnud, mitte ükski auto ei ole 6 aega ja see teeb minul nagu elu väga palju lihtsamaks. Ma valmistan auto 1 kord ette, mitte igapäevaselt ei anna teda välja, ei võta tagasi, ei pese ja ei korista. Ehk siis ja hinnad, teisest kuust alates 199 eurot on väiksemad autod
esimene kuu 229. Ehk siis põhimõtteliselt, kui sa oled tudeng näiteks, mul ei ole lisajuhi keeldu, mul ei ole läbisõidupiirangut, mul ei ole mingeid täiendavaid mingisuguseid nõudmisi, eritagatisi, mida iganes. Ja leping on selles mõttes, leping on nagu ikka leping on, et ikkagi auto tuleb ühest tükist tagasi tuua. Ma olen öelnud kõigile nagu naljaga pooleks, et ma iga väikse kriimu pärast kuskil stange all servas ei hakka vinguma ka ja no siiani pole seda olukorda isegi mitte olnud. Et selline lihtne teenus, mugav teenus. Ja ma tahan ühe allkirja saada, aga see leping on ka selline pehme leping, ütleme. Ja ainus asi, et kui on Woldi või Bolti kulleriks, siis seda tuleb mulle öelda, sest et see on kordades suurema koormusega autole. Seda tohib ka, siis ma küsin 50 € kuus juurde auto pealt. Ehk siis kui keegi tahab kullerit sõita, minult saab auto selleks, ei ole probleemi. Ja suuremad autod on veits kallimad, sõltuvalt sellest, mis nad täpsemalt on. Aga ütleme siiani kõik autod, mis välja on läinud, on olnud hinnaskaalal 199 kuni 299. Ja enamus on manuaalkastiga, aga automaati on ka. Automaat on siis samaväärsest manuaalist 50 € kuus kallim. Teatud juhtudel ma pakun ise natuke odavamat hinda, kui näiteks on, ütleme, iluvigadega auto või keskmisest eeldatavast vanem auto või midagi sellist, siis ma teinekord pakun ise nõksu nii-öelda hinnakirja hinnast soodsamat hinda. Hinnakiri on leitav autoringlus.ee, kõik hinnas rent. Ehk siis, kui kellelgi on vaja ajutist autot, enda auto on pikalt remondis, kellegi auto oleks katki ja ta ei taha kohe uut osta, tahab mõelda rahulikult järgi. See hind sisaldab loomulikult talvereffe, suvereffe vastavalt hooajale, korralisi hooldusi nii palju kui vaja on, kehtiva ülevaatusega autot, eks ole, kütuse pead muidugi ise panema ja ära tuues võiks kiirelt üle ka pesta, ütleme, et ei pea olema piinlikult puhas, aga ütleme 2 € tolmukasse ja 4 € mündipesulasse oleks kena. Ja empty to empty ehk siis tühjapaagiga läheb ja tühjapaagiga tuleb. Ehk siis igatepidi nagu väga lihtne, mugav ja mul ongi praegu siuke tunne, et need samad kliendid, kes mul on, nendest nagu, neil nagu, ma usun, et need lepingud lähevad nagu üle just sellepärast, et neil on väga lihtne. Kui teavad seda, et kui üks päev midagi lendab laiali või midagi läheb tuksi, siis lihtsalt ma annan kas asenduse või leping katkeb sellel päeval ja tagastan ülejäägi. Loomulikult neid asju võib juhtuda, veel ei ole juhtunud, aga võib juhtuda. Ja ühesõnaga vastutuse vaba auto omamine. Jah, ta on sulle natuke kallim võib-olla mitme aasta kokkuvõttes, aga täisteenus rendid, need on head asjad, aga täisteenus rentide puhul on väga palju lisaklausleid. Läbisõidupiirangud, lepingu pikkused, igasugu asjad ja loomulikult on ka väga palju kallimad. Et minu eesmärk on pakkuda nii-öelda niukest lihtsat moodust punktist A punkti B liikumiseks, mis oleks kättesaadav sisuliselt peaaegu kõigile ja mis säästaks inimesi nii-öelda stressist ja muredest, sest et kõik hinnad on läinud kallimaks, autoremont on ka läinud väga palju kallimaks. Ja täna, kui sa ise pead sellist vana autot ja sa viid teda kuhugi aeg-ajalt teenindusse, sul tehakse sealt ikkagi iga kord, ma arvan, 500 000 € pakkumisi tuleb järjest lihtsalt, mida võiks korda teha autole, eks ole. No tegelen sellega ise. Ja noh, siin on ka hea näide. Tagaluugil on mõlk. Kui ma seda autot müün, siis ma tean juba ette, et see mõlk on meeletu probleem. Ja inimene tuleb vaatama, käib ja näpib siin seda ja tõenäoliselt läheb pärast seda koju mõtlema, sellepärast, et noh, see mõlk on ju nii hirmus. Rendiauto puhul see mõlk ei huvita tõenäoliselt mitte kedagi ja seda ma olen juba varasemates kaadrites näidanud, see on veel automaat kastiga ka ja tänu sellele, et ma annan ta renti, tänu sellele mu nii-öelda see müügieelne ettevalmistus on ka veidi erinev, mitte et ma nüüd lohakas oleks, aga see on parim näide, ma ei tegele siukse asjaga, eks ole. Ja vaatame, mis sellest asjast saab selles suhtes, et ma ise ka ei tea, aga kuna mul see oskus kahjuks või õnneks ei kao mitte kunagi mitte kuhugi, et ma suudan leida regulaarselt odavaid suhteliselt heas korras autosid väljaspool turgu tihtipeale, eks ole, siis miks mitte proovida. Nii et pöörduge julgelt ja see oli siis esimene uus teenus. On olemas ka teine uus teenus ja teenuse nimi on konsultatsiooniteenus, aga mis konsultatsioon? Autoalaste vaidluste teemaline. Ehk siis, ja ma olen õppinud ettevõtlust ja ärijuhtimist ülikoolis siis. Ma ei ole jurist, aga
enamus autoteemalisi vaidlusi, mis Eestis on kohtuvälised vaidlused ja on siis kas tarbijavaidluskomisjoni pädevuses ja on ka neid, mis sinna tegelikult ei jõua, vaid lahendatakse ära iseseisvalt. Ühesõnaga, ma hiljuti avastasin, et kuna ma olen aastaid selles teemas sees olnud, siis ma tänaseks orienteerun selles maailmas päris hästi ja selleks, et kellegi poolt kaebust koostada või sellele vastata, selleks ei pea olema tegu ametliku advokaaditeenusega. Tegelikult ma väga respekteerin kõiki juriste ja advokaate, tegu on professionaalidega, aga on olukordi, kus inimesel võib-olla ei ole seda vaja, sellepärast et tegu ei ole kohtuvaidlusega. Tegu on kirjade edasi-tagasi saatmisega, kus üks pool nõuab teiselt midagi ja teine vastab sellele. Tihtipeale on need nõuded aluseta, vahel ka alusega, vahel ei taheta nendega leppida, vahel küsitakse liiga palju. See asi võib ka jõuda siis välja tarbijavaidluskomisjoni, nii-öelda tarbijavaidluste komisjon siis teeb neid kohtuvälise menetlejana otsuseid siis, et kuidas selline vaidlus lahendada. Ja kogu sellel teekonnal tegelikult ma olen võimeline aitama. Ma olen seda teinud juba tegelikult pikka aega, vahel iseenda eest, vahel aidanud sõpru-tuttavaid. Ja nüüd ma otsustasin, et ma panen selle avalikult välja, sellepärast, et need vaidlused käivad iga päev. Ja need vaidlused on tihtipeale väga ebaausad ühele või teisele poole. Ja mis ma siis tegin, olenemata sellest, et ma olen selle valdkonnaga suhteliselt hästi kursis, ma üks päev läksin natuke hoogu ja lugesin läbi kuskil 200 lehekülge Eesti tarbijavaidluste komisjoni otsuseid, erinevaid autoalaseid siis, mis siis enamasti puudutavad kasutatud sõiduautode müüki ja ostu. Ja ma sain veel oluliselt palju lisainformatsiooni ja ma märkasin mingisuguseid mustreid ja ma märkasin mingisuguseid nii-öelda ühtseid jooni varasematel lahenditel ja ma tunnistan, et ma kõiki neist ei teadnud ja tagantjärgi tunnistan ka seda, et ma sain ühtlasi ka teada väga valusalt seda, et ma olen aastaid olnud liiga lahke, aga see selleks, selles mõttes, et ega see halba otseselt ei too, aga ma olen korduvalt leppinud asjadega, millega ma kindlasti mitte mingil juhul seaduse järgi leppima ei peaks. Ühesõnaga, teema jätkuks, ma võtsin endale siit laua nurga pealt paar näidist. Ma toon paar näidet. Siin saate nii-öelda äraarvamismängu ka mängida. Nii, meil on siis 12. veebruar 2025. Ma jätan ütlemata kaupleja ja tarbija nimed, igaüks saab, kes väga tahab minna registrist neid vaadata. Ja mure on siis selline, et tarbija ostis kasutatud sõiduauto Honda Jazz 2007 aasta hinnaga 1800 eurot. Läbisõit 126 000. Tarbija teostas proovisõidu ja ei tuvastanud ühtegi probleemi. Suht klassikaline algus. Ma arvan, et kui minu lood algaksid ka samamoodi kõik umbes. Ja nüüd 10 päeva hiljem, umbes 12 päeva hiljem, 5 tarbija auto margi esindusse või selle väärilisse töökotta kontrolli hooldusesse. Ja loomulikult teatas töökoja remondimees talle, et sõiduki tagasild on ääretult kehvas seisus ja üks ratas on kohe alt ära kukkumas, auto on sõiduohtlik. Tarbija esitas kauplejale nõude auto tagasi osta. Klassikaline, hästi klassikaline. Mul on teile küsimus, kui paljud teist teavad, kuidas siuke olukord lahendada ja kuidas see tõenäoliselt laheneb see olukord. Võite oma pakkumisi praegu teha enne, kui ma edasi loen. Mina oleks arvanud, et tõenäoliselt ostab tagasi. Vale vastus, ei osta. Nii. Kusjuures kaupleja oli veel niivõrd vastutulelik, et oli nõus remondi teostamise võtma enda peale ja remondikulud pooleks. Ma ei tea, miks ta seda pakkus, aga seda ei olnud tegelikult vaja. Nii, nüüd on siin hunnik erinevaid viiteid seadustele ja lahendus. Komisjon leiab, et kaupleja ei ole müügilepingut rikkunud ja tarbijal puudub õiguslik alus lepingust taganemiseks. Komisjon soovitab tarbijal võtta vastu kaupleja ettepanek auto remontida ja jagada remondikulud pooleks.
Nii, nõue jäeti rahuldamata. Tundub täitsa kosmos, aga nii on. Lähme kohe edasi, mul on 3 tükki kokku. Tarbija ostis 19. juuli 2024 kauplejalt sõiduauto Opel Astra. Auto hind oli 2599 eurot. Kuu aega hiljem viis tarbija sõiduki tehnilisse kontrolli Pärnu vastavasse margiesindusse siis. Kontrolli käigus selgitati välja, et sõidukil on mitmeid defekte ning roosteplekke. Amservi arvelt nähtub muuhulgas ka auto läbisõit 206 000. Amservi hinnapakkumise kohaselt, vabandust, ma ütlesin välja Amservi, no pole oluline, see on avalik info. Amservi hinnapakkumise kohaselt läheks autorement maksma 4238 eurot. Tarbija teatas kauplejale, et soovib lepingust taganeda. Kaupleja seisukoht on üks rida pikk. Auto on, tegu ei ole uue autoga, see vajab remonti. Kaupleja ei nõustu lepingust taganemisega. Siin on olnud keskmisest natuke pikem leping, siin on mingid viited, ma ei näe seda lepingut, aga pole oluline. Loeme siis kokkuvõtteks leiab komisjon, et kaupleja ei ole müügilepingut rikkunud ja tarbijal puudub õiguslik alus lepingust taganemiseks. Ühesõnaga, palun väga, kas te oskasite seda ette näha? Ei, mina ka arvasin, et võib-olla kompromiss äkki tehakse. Nii, järgmine. See on nüüd veits huvitavam, siin on palju uuem auto. Volvo V90 Cross Country 2016. Auto tarbija nii-öelda olid ära ostnud ja siis mingi hetk hiljem teatas, auto tarbis ebanormaalselt palju õli, mis tõttu viis tarbija sõiduki kolmanda isiku juurde kontrolli. Kolmas isik tuvastas, et kolvirõngad on kulunud ja vajavad välja vahetamist. Tarbija on võtnud mitmeid hinnapakkumisi ja nõuab, et kaupleja hüvitaks kolvirõngaste väljavahetamise kulu. See tundub neist kõige mõistlikum selles suhtes, et 2016 see auto ikkagi juba maksis ka midagi, see ei olnud kindlasti 2500 eurot ega 4500 eurot, see ma arvan, ma ei tea, 15, 20, ma ei kujuta ette, mul ei ole olnud sellist. Ja kokkuvõtteks leiab komisjon, et tarbijal puudub õiguslik alus kahju hüvitamise nõudmiseks. Eeltoodust tulenevalt jätab komisjon tarbija nõude rahuldamata. Ma vaatan kiiresti, nii. Fakt on ikkagi see siin välja toodud, et tarbija on ostnud kasutatud auto, kauplejal ei ole kohustust muuta sõidukit uueväärseks. Kasutatud asja ostjal tuleb arvestada, et kasutatud asja senisest tavapärasest kasutamisest tingitud kulumine ja sellega kaasnevad puudused, mida sarnastel uutel asjadel ei esine, ei kujuta endast veel lepingu tingimustele mittevastavusi. Sõidukil võivadki mitmed osad vahetamist vajada ja see on sõiduki vanust arvestades mõistlikult usutav. Ehk siis tegelikult nagu jumal tänatud, et me oleme täna jõudnud lõpuks sinnamaani, mõeldakse nagu müüjate peale ka. Ja ma ei ütle, et ma arvan, et kõik need olid õiged, aga fakt on see, et mul on seal patakas veel 8 tükki sarnaseid, ma kõiki ei saa ette lugeda. Et fakt on see, et kasutatud autode ostul on omad nüansid, on omad seadused ja kusjuures ka Riigikohtu lahendid, neid ma ei hakka praegu ette lugema. Ja nende vahel orienteerumine on päris keeruline. Ehk siis põhimõtteliselt mind võiks vaja minna kellelgi, kes on ostnud auto ja tundnud, et ta sai väga kõvasti petta. Ma tunnistan, et see olukord võib lõppeda nii, et ma seletan lahti selle, et kahjuks ei ole mitte midagi teha, ei ole perspektiivi nagu hakata, ma ei tea, nagu see Honda Jazzi näide siin näiteks, eks ole, kus auto hind oli selline ja müüja oli nõus pool kinni ka maksma. Seal ma vastakski inimesele, et ei ole perspektiivi. Aga on ka teistpidised näited, kus kaupleja nii-öelda jutumärkides paneb tuima, eks ole, ja ei tule mitte millegagi vastu ja teda ei huvita, tal ei ole oluline, siis sellisel juhul tuleb ikkagi tugineda nii-öelda õigetele faktidele ja nende alusel siis vormistada oma soov hästi selgelt arusaadavalt ja mingil määral ka tolerantselt, et selles mõttes see kasutatud auto ostul ei saa eeldada, et see auto on uus, seega nagu sellele tuleb asi üles ehitada. Ehk siis, nagu ma ütlesin, kui keegi tunneb, et on väga kõvasti petta saanud, pöördu, ma vaatan, mis ma asjast arvan, annan teada, kas on mõtet vormistada avaldus tarbijakaitsesse ja tegelikult ma ise arvan seda, et automüüjad ja autopoed, ma arvan, et teil on neid veel rohkem vaja selles suhtes, et ma tean, et teile kõigile tuleb neid kirju ja ma vabalt
võin täitsa margiesinduse volitatud isikuks astuda. Seda tohib seaduse järgi teha, keegi ei keela seda. Kuni tarbijavaidluskomisjonini võib esindada siis lihtsalt volitatud isik, kelleks võib olla töötaja või keegi palutud isik, mina võin olla see palutud isik, eks ole. Ja võtke julgelt ühendust, ma panen autoringluse kodulehele esimesed paar rida infot lähiajal ülesse ka ja ma vaatan veel, kas ma müün seda teenust 49 € tund või 59 € tund. Tõenäoliselt tuleb sinna juurde veel klausel, et esimene mingisugune intro stiilis lühike telefonikõne kuni 10 minutit ma pean tegema tasutast, ma ei saa vastasel juhul hinnata seda, kas sellega on mõtet tegeleda, kas sellel on perspektiivi või mitte, sellepärast et autode hinnad on erinevad, nõudmised on erinevad ja loomulikult on otsuste ja lahendite hulgas siis ka vastupidiseid otsused, kus ikkagi nõue on rahuldatud ja on makstud välja mingisugune hüvitis. Aga seal on omad kindlad reeglid, mis peavad kindlasti olema täidetud ja ma hea meelega räägin sellest. Ma praegu selles episoodis ei jõua kõike lahti rääkida. Võib-olla ma teen sellel teemal eraldi episoodi, see tuleb siuke igav rääkiva pea episood, aga kedagi, keda see huvitab, tema saab siit kuldaväärt infot tegelikult, eks ole. Et ma ütlen lõppu lihtsalt ühe näite. Kui sa oled ostja rollis ja sa tunned, et sulle on nagu kõvasti kurja tehtud ja sa tahad oma õiguste eest seista, siis mitte mingil juhul ära remondi ise autot. Sellepärast, et siis ei ole võimalik kellelgi enam pärast seda veenduda, et mis seis tegelikult oli. Et see, kui sa lähed kuhugi töökotta, kes teeb sulle pakkumise, sest nemad elavad selle eest ja nad teevadki sulle pakkumise ja nad proovivad taastada nii-öelda uue väärse auto, vahetada kõik kuluosad välja, eks ole. Et sa lähed kuhugi töökotta, mehaanik ütleb, et auto on katki, teed kõik asjad korda, nüüd lähed selle nõudega müüja juurde, sorry, aga kahjuks siis enam ei saa midagi teha. Et müüjal on alati õigus parandamiseks ja ehk siis see tähendab, et tema parandab, tema valib kus, kuidas ja tal on õigus ka asendada kaup. Ehk siis pöörduge ja levitage hea meelega, ma luban teil kõigil levitada seda juttu. See on asi, mida ma hea meelega teen, see pakub mulle huvi ja ma arvan, et ma olen sellest tugevalt üle keskmise hea juba praeguseks. Ja iga päevaga õpin järjest juurde. Eelmise lõigu lõpuks veel nii palju, et loomulikult on tegu täisteenusega, mis tähendab siis seda, et kui sa oled müüja, siis ma vastan kõigepealt ostjapoolsele pretensioonile, vastan tema korduvkirjadele või kirjutan vastused ja siis lõpuks vastan vajadusel siis ka nii-öelda komisjoni istungil koha peal või siis kirjaliku menetluse puhul ja ostja puhul siis ma saan aidata sellega, et ma saan koostada siis nõude või siis kaebuse, ehitada selle mõistlikult ülesse, niimoodi, et see ei oleks utoopiline ja põhjendada seda ja siis veel kord volitatud isikuna vajadusel siis võin ka osaleda tarbijavaidluskomisjoni istungil või kirjalikus menetluses. Ehk siis algusest lõpuni ja tõepoolest, kui sellega ei saa nagu konflikti lahendatud, siis pärast seda on tarvis pöörduda kohtusse. Kohtumenetluses ma ei tohi esindajana osaleda, aga ma saan osaleda nõuandvas rollis vajadusel, kui seda on, ja saan viia inimese kokku siis nii-öelda valdkonna temaatikat tundva advokaadiga. Ja siin võib mõnel jälgijal võib tekkida õigustatud küsimus, et mis toimub, et kas lõpetad autode müügi ära või? Ei lõpeta. Aga tegelikult ma ei hakka nagu selle koha pealt keerutama, et need viimased 2 tegevust, mis ma tänases episoodis siis esitlesin põgusalt, nendeni viis mind tõepoolest see, et viimase aasta aja jooksul on olnud rekordiliselt palju hästi ebameeldivaid kaebusi ja see on mind pannud nagu uurima erinevaid alternatiive. No rekordiliselt palju minu puhul ei tähenda, et neid on 10-tes, aga ikkagi varasemast rohkem. Ja need on nagu muinasjutud, mis hakkavad kõik ühtemoodi. Algus on kõigil sama. Inimene ostab auto, kusjuures kõik meie autod endiselt on vähemalt mingil määral kontrollitud. See tähendab seda, et kui autol ei ole viiteid mingitele puudustele, siis me ei monteeri teda algosadeks, me ei lammuta teda laiali. Me ei käi talle tellimas täiendavaid mingeid margiesinduse diagnostikaid, juhul kui tal ei ole veakoode, ta sõidab normaalselt, kolksusid ja kõrinaid ei ole, siis me ei tee seda, eks ole, aga ma ei ole ka kunagi öelnud, et me teeme.
kontroll mingil määral me alati teeme. Minimaalne on see, et me vaatame visuaalselt ja teeme pika proovisõidu, aga enamasti me teeme rohkem. Tavaliselt me vahetame ikkagi mingeid juppe ka autodel. Ja ühesõnaga algab lugu alati nii, et inimene ostab auto, ei kontrolli, ei kasuta võimalust käia täiendkontrollis, mida ma mitte kunagi mitte ühelgi inimesel elus keelanud ei ole. Teatud juhtudel olen sinna isegi saatnud, ise suht lükanud, mine. Ja ühesõnaga ostab auto ja siis läheb sellega mingil minule teadmata põhjusel kuhugi kellegi tuttava mehaaniku juurde. Ja see loomulikult teatab talle, et siin on erinevaid asju, mis vajavad väljavahetamist ja sealt hakkabki konflikt juba pihta. Sellepärast, et igal kasutatud autol on võimalik leida detaile, mis võiks mingil hetkel vahetada välja. Küsimus on alati selles, miks, millal ja kas see on vajalik. Miks mulle tehnoülevatuspunktid meeldivad? Tehnoülevatuspunktid hindavad autot ja selle kõlblikkust liikluses osalema samal päeval, samas seisus. Ja sealt tulevad hoopis teised tulemused ja neid tulemusi ma respekteerin selle koha pealt, et nad ei müü varuosi ega remonttöid ja nad vaatavad autot oma sõelaga nii-öelda ja loomulikult nad kõike ei vaata. Ja siis on see teine äärmus nii-öelda, et kallid inimesed, et kui te ostate 2 või 3 000 eurose auto, siis ükskõik kust kohast Eestist seda autot ei osta, ma võin teile garanteerida, et sellele autole on olemas mehaanik või töökoda, kes on võimeline tegema 1000 kuni 2000 eurose pakkumise, võib-olla ka veel rohkem, sisuliselt ükskõik millisel autol. Sellega peab lihtsalt arvestama, see ei tähenda automaatselt seda, et nüüd on jube halvasti läinud. Kontrollige võib-olla veel kuskil mujal, kes ei müü varuosi. Vaadake, mis nemad arvavad asjast, siis on õige tulemus nii-öelda. Ja ühesõnaga sellises nagu virvarri keskel see on tegelikult veits kopa ette visanud. Mulle endiselt väga meeldivad sellised unarusse jäetud vanad autod, vanemapoolsed autod, et ma ikkagi tegelen nendega, ma jätkan nende müümist. Aga kindlasti osa koormust läheb siis rendiautode peale ja üks kolmas uus suund tuleb järgmises või ülejärgmises episoodis, millest ma räägin põhjalikumalt ja mis on neist võib-olla veel kõige nii-öelda käega katsutavam jälgija jaoks nii-öelda kokkupuutepunkt. Et see jah, väsitab ja kurnab ja kõige rohkem, sellega ma veel saan iseenesest hakkama, aga kõige rohkem, vaata üks asi ajab mind küll närvi ja üks asi mind häirib. Mulle on aasta jooksul 2 korda öeldud, 2 korda tuleb kindlasti meelde, 3 võib-olla isegi, kus on mulle selgelt ja pilkavalt tehtud selgeks, et kuna ostujärgselt remondimees leidis kuskilt mingisuguse defekti, olgu selleks siis kulunud sillaosad või mis iganes, siis ostja, saad aru, on veendunud, et ma pidin kindlasti kõike seda teadma. Ja nad kujutavad vahelarva asju ette niimoodi, et me võtame auto täiesti pulkadeks, vaatame üle, siin on mingid asjad on katkised, paneme katkised asjad auto külge tagasi ja siis varjame seda ostja eest. Ei, kallid ostjad, see ei ole nii, sellepärast, et auto koosneb väga paljudest detailidest. Ma arvan, et kui lugeda kõik poldid, mutrid ja seibid kokku, me loeme neid komponente 1000 ette-ees ja automüüjal ei ole kohustust vaadata igale poole sisse, avada ükshaaval kõik detailid. Ja kui te tõesti arvate, et ma teen seda ja pärast seda varjan seda teadlikult teie eest selleks, et müüa see auto katkisena maha, täpselt selliseid süüdistusi on mulle tulnud, siis see on täiesti metsa poole ja siuke asi ajab mind räigelt närvi. Et kindlasti on kuskil keegi, kes niimoodi teeb, aga siit majast niimoodi autod välja ei lähe. Aga minu poolt on praegu kõik. Ma proovin hoida seda sagedust videotel vähe tihedamat. Vaatame, kas see plaan õnnestub, sest filmida on mul veel palju ja rääkida on ka palju. Aga sellel videol tõmbame nüüd otsa kokku ja külastage autoringlus.ee. Muide, mu ralliauto on seal müügis. Kui keegi tahab oma rahvaralli karjääri alustada, siis see on väga mõistlik valik. Mine vaata ja tutvu. Autodiileris loomulikult on ka. Rentige autosid, ostke konsultatsiooni